Tere õhtust, siis tere õhtust hing, tere õhtust ülihing, tere õhtust maailm. Tervitame nii avatud hingega, nii loomulikult, kui me suudame hetkel siis ennast ühendada iseenda ja kõige kõrgemaga. On olemas siis klassikalised sellised näited, mis aitab meid siis läheneda veedadele, selle iidsele targale õpetusele, kasutades siis mõistust ja loogikat. Sest kui me vaatame hästi rahulikult esimest klassikalist näidet ja võtame siis sõna nagu usk ja toome ta nagu argipäeva, siis me võime teha sellise väikse analüüsi. Sa lähed lennuki peale ja kui sa võtad selle läbi, kui sa broneerid internetis lennuki pileti ja kui sa analüüsid selle sügavuti läbi, palju sul on vaja usku selleks ja kui palju inimesi selle taga, kui sa lähed lennuki peale endad punktist A punkti B, siis see on täiesti hämmastav. Et seal on, eks ju, tehniline park, lennujaam, lendurid, siis need, kes seal radarite taga on, siis seal keskustes, eks ju, ilmafaktor, eks ju, ilmajaam. Et ühesõnaga üks väike nagu liigutus, mida me teeme nagu, seda me ei mõtle või natuke on ikka uudistes ka, et lennukitega ka õnnetusi juhtub, aga see tõenäosus statistiliselt on suhteliselt väike, kui vaatame näiteks autoliiklus, palju juhtub asju. Siis iga selle argipäeva liigutus on rajatud usu peale, mida me nagu ei saagi lõpuni kontrollida põhimõtteliselt, et kui sa mõtled, võtad selle pileti, et ma oleks selline foobik, eks, et inimestel on erinevad hälbed, et need foobiad on ka hästi palju, et ma nagu kardaks, siis ma peaks läbi töötama kõik, siis kui pead lendurid ette võtma, eks ju, siis lennukimootor üle vaatama, kõik käima seal tehnikutega, vaatan, kas mõni poiss on äkki, ma ei tea, äkki mingi mutter või niimoodi. Siis peaks joonima sinna üles pulti seal, kus nad vaatavad ka radari selle tehniku üle vaatama, siis nende inimeste koolituse, eks ju, ja nii edasi, et need inimesed on sadu, eks ju, kõik siis lennujaamas ja järgmise lennujaamas vastu võtta. Et see on siis selline klassikaline näide, et millele rajaneb usk meie argipäevas, igapäeva toimingutes. Et kõik tegevused rajanevad usule, mida me ei ole tegelikult lõpuni ei kontrolli, aga me eeldame ja näeme, et see toimib. Me ei tunne isegi neid inimesi. See on siis sellised kehalised toimingud, et siin maailmas õnnelik olla. Täpselt sama printsiibiga toimib kõik, mis on spirituaalne, vaimne. Et valikuvabadus ja usk. Kui sul huvi ei ole, siis me elame nii nagu oleme. Siis selles argipäevas, eks ju, on ta nimetatud ateistlikus jumala energias, nagu nimetatakse mahamaias, siis selles suures materiaalsete energiate, siis selle loome, surmasuni tsüklis, lõputus erinevates kehavormides. Või siis, kui meil on huvi, valikuvabadus nägu pöördub nagu veedade poole näiteks, tarkuste poole, iidsete tarkuste poole, siis see esimene samm ongi see usu küsimus. Et enne kui sa proovid, peab sul olema usk. Et niimoodi ei saa üheski diskussioonis, üheski arutluses mitte kuhugi jõuda, sest siis on ainult selline uhkuse viha ja ma ei oska öelda, mis enda tõestamise energia, kui me järgi ei proovi. Täpselt sama printsiip on siis veedadega ka, et kui sa midagi arutad, siis tänapäeva kiires ühiskonnas, kus inimesed on omandavad hästi kiirelt ja käigu pealt, aga andekalt palju erinevaid asju ja meetode ja koolkondi. Aga kui me räägime hingest ja kuidas see universum on loodud ja kõik, et kas on võti, et seda natukenegi mõista nii, et õnnelik olla ja teistele vähem meelehärgi valmistada, siis need vahendid, et sinna jõuda või sinna usuni jõuda, on siis selle klassikalised kannatused, kui me vaatame, eks jälle tuuakse välja siis need põhimomendid, et mis me siis lõpuks selle esimese selle süsti saame, et me proovime, vaatame või otsime kuskil kirikutest, templitest või mõne vaimse inimese suhtleme. Siis jah, kannatused on võib-olla siis selline kõige klassikaline, et inimesed tunnevad üksikuna, kurvana, lähedaste kaotused või mis iganes kehalised probleemid või siis ühiskondlikud, sotsiaalsed probleemid, rahaprobleemid. Et need kõik läheb kannatuse kategooria alla.
Ja täpselt nii see on ja pahatihti siis öeldakse, et ma viimasel ajal ka olen kuulnud, et mitmes allikas, et tegelikult, et usu inimesed ongi need, kes siis elus hakkab ja need, kes kannatavad ja siis see ei ole nagu kuhugi ei saa abi ja siis sa lihtsalt pöördud, et see on küll protsent, et võib-olla see protsent on isegi suhteliselt suur. Aga maailma praktika kogemus ja praktiseerivad inimesed, kes siis Veda bhakti jooga siis osa praktiseerivad, õnneks sa näed, et see on hästi erinev skaala, kõrgkooli lõpetanud inimesed, professorid, teadlased, lihtsad pereinimesed, lihtsad, kes töötavad mingi lihtsamal töökohal, sellisel reatöökohal, noored, vanad, rikkad, vaesed, sotsiaalselt erinevad kõik kihid, kes pöörduvad selle poole, et saada hingetoitu ja kes selle usu teele astuvad, ehk siis tegelikult kannatused, uudisimu, mõnikord need kattuvad ja minu puhul, kui ma vaatan ka enda analüüsi, et miks ma siis see usk tuli proovida esimese samme, mitte ainult veedade poole, üldse spirituaalsuse poole, oli siis kannatused, uudisimu, sinna alla käib ka muidugi müstitism ja seda informatsiooni on palju, see on eraldi pikk teema, et mis siis sinna alla läheb, et näiteks, et müstitism on see, et ma olen väsinud kannatamast ka samamoodi, aga ma arvan, mõnes mõttes on ka see õige, et läbi teatud meetodid ja läbi teatud kiire protsessi ma saan mingi imeretsepti või imeenergeetilise õnnistuse mõne kõva venna käest ja siis ma olen absoluutselt teine, eks ju. Et siis kannatused, uudisimu, siis materiaalsed soovid, et tark inimene saab tegelikult aru, et loodus on süsteem, on olemas loodusseadused. Ja kui sa näed, et kuskil näiteks vedades, kui see teaduslik pool, sa näed, et see on niivõrd tugevalt läbi võetud kõik elu erinevad aspektid, kas vedades, siis mina, kui ma tahaks materiaalselt väga edukas olla ja kaua edukas ja kõiges mõttes ka võtta hea tervis ja ütleme kuulsus ja ütleme seal jõud isegi, et need kõik aspektid on vedades ka olemas, siis ma pöördun ka vedade poole tegelikult. Paljud inimesed pöörduvad, et motivatsioonid ei ole pahatihti, et see vaimsuse vedade poole pöördumine ei ole kantud pahatihti sellistest, ütleme 90% ei ole kunagi kantud sellest puhtas motivatsiooni. See neljas motivatsioon, mis viib meid usu juurde, on siis tahan teada, kuidas loodusseadused toimivad, ma tahan teada tõde, ma tahan teada, miks on asjad nii, nagu nad on. Mõista, lihtsalt teadmised. See on selline mõistuse inimesed ja teadlased, filosoofid ja nagu Keanu jooga. Et on neli kategooriat, jälle klassikaliselt tuuakse 4 kategooriat välja. Nüüd me jõudsime usuni, ütleme, et kui me vaatame ennast analüüsi, siis me näeme, et ise oled ka seal 4 kategoorias, kõik on vähem või rohkem ühes või teises kallutatud. Siis on usk ja siis on praktika. Ja kui sa hüppad nagu ükskõik kuhu kultuuri, siis sanskrit tähendab tõlkes ka kultuuri. Siis kultuur on see, mis läheneb inimesele vastavalt tema omadustele ja õpetab teile nagu lapsele, kuidas järgmine samm teha, eks ju. Lapsed kooli, 1. klass, 2. klass, 3. klass, eks ju, step by step protsess, isegi lasteajad, eks ju. Vanemad alguses esimesed sammud, siis laps hakkab jooksma, eks ju. Ja nii edasi, eks ju, maailma tunnetama. Et täpselt samamoodi on siis usu ja vedadega ka, et ta vastab ajale kohale tingimustele, ajastule ja inimtüpaažile antakse siis võimalus edasi minna. Et selles mõttes ei saa öelda, et on sekstantlik või fanaatiline vedad, et kui sa süvened ja kui sul on tõesti usku nii palju, siis sa leiad oma koha, oma praktika ja heas mõttes ka juhendaja, eks on kõik niimoodi seotud, et sa peaks leidma automaatselt ka juhendaja, kes seda praktiseerib, see on nagu ideaalne. Neid lugusid on palju, kui inimesel ei ole ka raamatuid ja ei ole ka juhendajad, ei ole inimesi, kes kokkupuutes olnud selle vedadega, tal ei ole tutvusringkonnas, ikkagi kui ta südames on see soov, siis loodus nii peenelt toimib, et ikkagi ta juhitakse varem hiljem sinna või siis läbi südameselt teadmise. Aga see on teine nagu pikem teema. Aga vedade juurde tagasi tulles, siis maailmas eksisteerib informatsioone väli. Ja kõik teadmised on meil sees ja kõik teadmised on väljas. Seespool on ta avaldunud siis inimene niimoodi südametunnistus, 7. meel, seal intuitsioon, eks, et see on siis see üling, mida vedad seletavad, et kuidas siis seespool see üling paneb meil vahest mõistuse tööle, vahest paneb unustama, vahest tuletab asju meelde, seda seletatakse väga põhjalikult. Ja siis väljaspoolt, kuidas me siis saaksime
kuidas me jõuaksime lähemal iseendale ja siis armastusele ja Jumalale teistele üles olenditele, eks, et missugused on vahendid veedadesse, eks. Et veedades on ka siis, et kui ma ütlen veedad, siis inimesed tavaliselt mõtlevad, et see on nagu raamatud, eks ju. Et need on need veeda, iidsed raamatud, sellised iidsed tekstid. Jah, on olemas pühakirjad, mis on 5000 aastat tagasi kirjutatud, aga on olemas pühakirjad, mis on võib-olla keegi alles kirjutab. Et pühakirjade põhimõte on selles, et oleks kokku loodusseadustega. Ja Bhagavad Gitas siis 15. peatükk 15. värss ütleb küll kokku niimoodi kavalalt, eks. Meile võib-olla isegi, et vedaishtja sarva aham sva vedajam, jah. Et seal on siis seal värssis üks rida, kus ütleb, et Jumal ütlebki, et veedad ongi selleks, et mind teadustada. Ja inimestel tekib see psühholoogiline tõrge, kui me võtame nüüd veedade selle bhakti-jooga osa, ehk siis selle Srimad Bhagavatam, eks ju, teosed, kus räägitakse Jumalast ja tema pühendunutest ja Jumala peastustest, või Bhagavad Gita, mis on osa Mahapharatast, et miks siis toonitatakse bhakti-joogas ja veedade siis selles meie koolkonnas just Jumala isiksuse aspekti nagu. Ja kuna meil on nii palju psühholoogilisi traumasi sellega seoses, siis meil ikka siiamaani tõrgub mõistus. Miks mina just see on kinnitus, jah, loodused, et miks mina kui elus olen pean algselt oma isiksuse siduma selle kõrgema Jumala isiksusega. Miks just Jumalaga, miks Jumalaga kui isiksusega, miks on ju tähtis ja miks meie koolus öeldakse on kõige kõrgem. Siis on mitu psühholoogilist nõksu, mis veedad siis väga hästi lahti seletavad. Et kõigepealt ma olen ise ka saanud sellest lootust ja ma siis psüühikat natuke maha rahustanud sellega, et kõigepealt veedad räägivad väga täpselt, mis on Jumala isikuline avaldumine ja isikusetu avaldumine. Personaalne ja personaalne. See on jälle selline klassikaline väga tähtis moment ja meie psühholoogias ka nagu mõistus on see väga tähtis moment, et kuidas ma elan, kas ma elan nagu rohkem impersonaalselt või personaalselt suhtun kõikidesse, et kõik on elus, kõik elusolendid on elus, näha sind, eks ju, taevast, päikest, õhku, maad, või ma vaatan seda kui impersonaalset aspekti. Et tuleb välja siis, et meie koolkonnas põhirõhk on siis personaalse Jumala aspektile, mis tähendab tegelikult, et me selle personaalse aspektiga öeldakse kohe on haaratud automaatselt, nagu päike ja päiksevalgus on Jumal ja tema kogu loome, meie ka tema osaks. Et see impersonaalne aspekt, see ühtlusaspekt on ka automaatselt seal. Aga miks rõhutatakse just seda, ütleme siis näiteks üks Jumala algseid vorme, eks ju, paljudest lõputust vormidest algne vorm, eks ju, siis meie koolmas on nagu Krishna, eks ju. Mina, väike siin, eks ju, ära unustanud, ennast ei ole teadvustanudki, miks ma pean taastama selle isikulise suhte Jumalaga. Ja siin on selline hästi huvitav sellest psühholoogilised mõned momendid, mida me võime koos läbi mõelda. Et kui sa vaatad elu, kui sa vaatad ise ennast, et kõigepealt öeldakse, Prabhupada ütles ka, meie õpetajad, kõigepealt teadvustada ennast ja siis Jumalat. See käib umbes järjekord käib ikkagi niimoodi, et me nimetame alguses üldse, palju räägime enese teadvustamisest, eks ju. Et kui sa vaatad ennast, siis sinul on soovid, tahtmised, unistused, lootused. Ehk sa vaatled ennast ja tunnetad ennast siis mingi teatud isiksusena ja sul on mingi oma nägemus, kuidas elada. See võib muutuda, sa võid vahest naerda 10 aastat tagasi, kuidas sa mõtlesid ja suhtlesid asjadesse, vahet ei ole. Aga see on sinu tee, sinu nägemus ja sa elad siin selles maailmas. See on esimene asi, mida me nagu võiksime rahulikult läbi mõelda. Sina isiksus elad siin ja praegu, suhtled selle maailmaga, teiste elus olenditega ja elad. Elad elu järele, mis iganes, eks ju, keha vananeb, eks ju. Nii, ma olen isiksus, ma vaatlen, mõtlen isikuliselt. Ma unistan isikuliselt ja ma kogen isikuliselt siis. Vahest rõõmsamaid hetki, vahest kurvemaid hetki, eks ju. Siis mina kui osakene, miks ma peaksin arvama, et looduses, sellele klassika, miks looduses, kus kõik toimib ka samamoodi, nagu minul sees toimib, ei ole seda isikulist aspekti. Et kõik ei ole elus. Et see on nagu esimene, et kui minul on need omadused, esimene nagu loogiline viga, et kui minul on need omadused, isikuline omadus, isikuline nägemine, isikuline tunnetus, siis miks loodusel ei ole seda?
kes ma olen osakesest tervikust. Kõik elemendid, õhk, maa, tuli, vesi on mul kehas, väljaspool on see, eks ju. Kõik asjad on nagu kõik, mis on väljas, on sees tegelikult olemas. Ja see on esimene selline, kui ma endale räägin, ma nagu mõtlen sellest, siis hästi lihtne, et Jumal on olemas isiksusena, sest mina olen isiksus. Sest ma teadvustan ennast kui isiksus. Ma ei teadvustan ennast võib-olla kui see hing siit, aga ma olen ikkagi, ma elan oma elu selles mõttes, suhestes ennast mis iganes millega. Et seda asja nagu tasub mõelda nagu hästi rahulikult. Et seal ei ole mitte midagi müstilist, mitte midagi, mida nagu vaja hästi praktiseerida, tunnetada, muidugi näost näkku näha Jumalat, see on nagu teine tase, aga aru saada, et loodus on isikuline ja mina olen isiksus. Ja see on väga tähtis aspekt elus, see on hästi nagu loogiline. Mina toimin isiksusena ja loodus toimib isiksusena. Ja kui sa võtad näiteks selle usu aspekti ja kui sa võtad näiteks füüsika, siis selle klassikaliselt jälle seletatakse hästi põhjalikult. Näiteks võtame Newton, mina muidugi füüsikas istuge kohal ja 3 miinus, eks ju. Aga kui sa vaatad klassikaline füüsika Newton, esimene seadus, teine seadus, 3. seadus ja 4. on siis gravitatsiooniseadus. Siis kõik teadlased, kõik teooriad on alguses hüpoteetilised, et nad mõtlevad nagu mingi taustsüsteemi ja siis hakatakse tegema katseid. Ja siis katsed kinnitavad meie hüpoteesi ja kõik, aga tuleb välja, et kui sa teaduses vaatad läbi lõikas, kas ta füüsikat, siis pärast Newtonit teaduseks edasi tekkis kvantmehaanika, siis suhtelisuse teooria ja need seadused näiteks gravitatsiooni suhtes olid mitte ainult nagu teistmoodi, vaid täiesti vastupidised. Näiteks mikroained, eks ju, et seal gravitatsioon, kui sa võtad mikroaatomid, kuidas see toimivad, seal vaatad, gravitatsioon üldse toimi. Või inimene, kui ta on kosmoses, eks ju, või siis üliheli või selle valguskiiruse liikumine nagu keha valguskiiruses on tehtud katsed. Seal ka nagu gravitatsioon ei toimi. Ehk siis klassikaline füüsika, uue aasta kvantfüüsika, kvantmehaanika, eks ju, täiesti seadused, samamoodi oletuste peal tehakse katseid ja toimib ja omavahel täiesti vastuolus. Isegi tavaline teadusel. See on see usuvärk, et täpselt samad meetodid on teadusest, inimestel on klassikaline arusaam, et usk on seotud kuidagi vaimuga, selline sentimentalism, et ta ei ole nagu teaduslik. Ja millega Veda lööb just see, Veda õpetus on teaduslik. Väga tuleb loogika, kõik matemaatika, füüsika, keemia, mis iganes, astroloogia, et see on tema tugevus, siis selle Vedade tugevus. Aga nüüd on see teine küsimus, et on Kali Yuga inimesed hästi pealiskaudsed, meil pole aega süveneda, meil oli ausutada, seega ma vaatan ennast ka, aga pole nagu väga palju omadusi kaanud, et kas on mingist väikest osastki Vedat nagu läbi võtta. Aga inimene tahab õnnelik olla ja sellepärast Bhakti Yuga, siis Gaudi Vaishnava koolkond ja algne absoluut isiksusena on ka väga selgelt kirjeldab siis meie ajastul, kuidas inimene siis saaks ennast balanssi või õnnelik olla, ütleme, kuidas me nimetame siis. Sest kui sa räägid keerulist filosoofiat juttu, siis põhisünt on ikka õnnelik või õnnetu. Et kas me oleme õnnelikud või õnnetud, kas me tunneme ennast, ma olen tuua sellise näite, et kui meil on muusika, ma tegelen oma asjaga, siis ma olen võib-olla väsinud ja vahest õnnetu, et ei lähe nii, aga see tegevus annab mulle rõõmu ja tegelikult ma olen õnnelik, siis ma teen oma asja. Ja inimese hingega on sama asi, et sa võid kõike teha, aga su hing ei ole rahul, siis statistika näitab praegu maailmas, mis toimub, kuidas on siis teadus, kuidas on inimkond, kes on väga kuulsad, tuntud, rikkad, mis iganes, ja nad lõpetavad oma elu hästi kurvalt, võtavad ise elu ja mis iganes. Ei oska elu hoida nagu. Et see on sümptom samamoodi, et hing võib vaeva näha ja kõik ei õnnestu ja see vaimne praktika ka, siis Jumal on isikuliselt andnud, et kuidas siis tuleb praktiseerida, kuidas see puhastusprotsess käib. Et see ei pruugi olla selline suur trüumf, et on vahest raskem ja vahest kergem, siis sa hindad ka seda, see on teine selline klassikaline meie variant, et me hindame rohkem, kui ma sügavuti läheme. Aga jah, mida iganes elus teed, on vaja usku, siis on vaja praktikat, nagu me lennuki peale läheme, eks, meil tuleb mingi soov mõistuses, me läheme punktist A, seda on punkti B, seal on mingid tegevused, mingid soovid, tahame päikse käes olla, või siin on vähe päikest, eks ju. Ja samamoodi ka hingega. Et see on ainuke õpetus maailmas. See on muidugi selline kurgi jutt, et minu kurgid on paremad kui teie kurgid, eks ju, alati, et see on ka, ja see on ka inimlik, hästi inimlik, ikka öeldakse minu kasvahoones. Aga kui sa küsid inimeste käest, et palun öelge mulle, kes sa oled,
siis tuleb väga palju sellist huvitavaid väiteid, mis on väga udused. Mõni ütleb, ma olen vaim, mõni ütleb, ma olen Robert, mõni ütleb, ma olen inimene. Aga vedade loogika, kui sa süvened, on niivõrd praktiline ja kindel ja kõikumatu, et me oleme igavene hing ja ütleme, et selle ümber kõik käibki, eraldada mateeria hingest. Mida me tegelikult siis, nagu ma näited tõin, kogu aeg teeme. Me otsime seda hinge, ülihinge, otsime ennast, otsime Jumalat, eks ju, seda igavest sellest mateerias. Ja seda nimetatakse maiaks, see illusoorne energia, mis eksisteerib ja mida me kogeme siis kehalistel levelitele, mõistuse levelile, meelte levelil, tasemel. Aga me ei saa kätte oma seda doosi. Otsime valedest kohtadest. Mis me tahtsime veel rääkida nendest, võib-olla siis isikulistest, et tänapäev siin ja praegu, et me võime esitada küsimuse, et ma olen praktiseerinud, kuidagi võib-olla 27-28 aastat, ma olen praktiseerinud vaikiste sammudega ja ma elan siin selles ühiskonnas oma nende igasuguste samskarade või siis selliste harjumustega või nõrkustega, et mida siis mul see vedaiidne vana kultuur, selline segane India müstitism, sümbolid, nii palju filosoofiat, isegi suudab pühakirjad, seal on nii palju alajaatusi ja kõik. Ja mida siis ta mulle andnud on, et kas ma olen teinud siis kõvat progressi, kas ma olen hingega jõudnud selle 27 või aasta jooksul nagu lähemale Jumalale või iseendale või selle õnnetundele, anandale, loomulikule, selle algsele, siis eks klassikaline vastus on tegelikult selles meie kultuuris, veda kultuuris, et ma ei ole kuhugi jõudnud ja ma olen langenud, eks ju. Ja see on ka suur armulikkus, et sa näed oma nõrkusi ja võib-olla sa algusetapil arvad, et see progress on väga kiire, sa usud müstitismi või imesi ja kõik need toimivad ka, aga see protsess ei pruugi nii olla, nagu me näeme ette oma selles piiratuses, eks ju. Ja jälle kinnitus, ma ütlesin mobiili sisse, et äkki keegi tahab tulla, aga ma ei tea. Et põhjus on hästi lihtne. Ma istun siin ja praegu ja kui sa oled teel, kui sa oled veel teel, siis see teelt sa võid välja kukkuda, libiseda, kui sa oled tee peal, mul on sama tunne, et ma olen ikkagi teel. Võib-olla enne, või pool naljana võib öelda, enne kui sa teadvustad ennast kui hing, sa pead teadvustama võib-olla seda, et sa oled materialist. Sa pead seda ka teadvustama nagu lõpuni. Et missugused on sinu need omadused ja kuidas sa tegelikult läbi nende madalamate omaduste maailma elu naudid. Ja see on ka selline protsess, mis võib-olla mõnes mõttes šokeerib, aga see eelneb sellele, enne kui pudrumäed ja me teadvustame ennast hinge kahesus ja mõjutame elame, eks ju, ja me suudame olla keskendunud, eks siis hinge tasemele, ülihinge tasemele, eks jumalikule. Enne seda võib-olla siis, kui ma vaatan oma elu reaalselt, toimub kõva siis paljastusprotsess. Et sa hakkad nägema siis, nagu selle Prabhupada ütles, et kõik on oma joobe astet, et kui joobunud me oleme, siis nendes väliskihtides, et kõik me oleme joobunud, kõik me oleme harjunud õnne nautima läbi keha, läbi mõtte, läbi meelte, nagu ma ennast mainisin. Ja kuna hing tahab nagu nii nautida, siis see transformatsioon ei ole mehaaniline, ta küll paistab mehaaniline, et see on müstiline India veedad, et sa pead nii tegema ja siis on nii on tulemus. Et niimoodi võib-olla seda mehaaniliselt isegi seletatakse neid protsesse. Aga pigem rõhk siis seal Bhagavad Gitas on nagu kultuuri peale, kui kultuur tähendab see, et oma omaduste arendamine. Ja omaduste arendamine tähendab see, et need lihtsad inimlikud omadused, mida me loeme siis, kuidas Jumal suhtleb pühendunute, kuidas Jumal suhtub maailma, Jumala erinevad kehastused, kuidas pühakud on elanud, eks siis me näeme oma eeskujust ka seal rännmungad või vaimsed inimesed, kes on eespool, et kuidas nad, kui kultuursed nad on, kuidas nad käituvad, kuidas nad suhtuvad, kuidas nad räägivad, ühesõnaga kõik nende tegevused, eks, et kui meil on õnnestunud nende asjadega nagu läbi selle Veda kultuuri ühendust saada, siis see on see innustuse võti, et see meid nagu innustab edasi minema. Et see, et sa kannatad, sellest mõnikord on veel vähe, sa võtad siit ja sealt kinni, kannatust võid ka leevendada, võtad väikse lonksu ja tõstab keha ära ja põhimõtteliselt unustad ära korraks, pärast vahet ei ole, mis homme on.
aga mis elav eeskuju ja parampara õpetajate kett, järjepidevus, teadmiste järjepidevus, elavad eeskujud, et ja elanud eeskujud, kes on selles õpetajate ketis, need on meie siis nagu see meie meditsiin, läbi selle me saame seda jõudu ja entusiasmi nagu. Et see on nagu põhilink, mis veedades siis väga toonitatakse, et see räägitakse küll, et Jumal kehastus siin ja seal ja elas selline pühak ja selline pühak. Aga just see järjepidevus, tegevuste eeskuju, see kultuur, suhtlemiskultuur, elamise kultuur, eks ju, alates, ma ei tea, kõik söömiskultuur, pesemiskultuur, hügieenia, eks ju. See sama kultuur, mis veedades ja mis on praegu nagu jälle tuleb tagasi, võtame kas või ahimsa, et vägivalda vähem teha teiste elusolendite, me elame piirkonnas, kus ei pea liha sööma, miks me peaksime osalema selles. Et see lihtsalt sellised kultuurilised sammud, mis tegelikult me nimetame seda eneseteadvustamiseks, see on nagu puhastumine, aga lõppkokkuvõttes me saame aru, et ka sinna võib kinni jääda. Tähtis oled sina kui isiksus, tähtis kõigepealt jah, kui isiksus. Ja kuidas sa suhtud elusse, teistesse elusolendisse kõige kõrgemasse. Ja ma räägin just sõna isiksus. Sellepärast, et Prabhupada ütleb küll, et alguses maailma teadvustana hakkab läbi personaalse aspekti, et alguses hakkab nägema seoseid. Nagu teadlased näevad, otsivad seosed, jah, et siis füüsikas, matemaatikas, võrranditega, näitetega, katsetega leidakse seosed. Ahaa, et see on nii, et kui see on nii ja mingid võrrandid tekivad, eks ju. Aga samamoodi ka vaimses elus, kui sa hakkad katsetama, kui sul aega on ja usuga oled jõudnud, nagu ma enne rääkisin, juba nii kaugas on usku, et proovida, uurida, puurida. Ja siis sa saad kontakti nende inimestega, nagu ma rääkisin, pühakirjadega, võimsate allikatega. Ja siis sa hakkad praktiseerima. Ja läbi praktika meetodi siis tekibki see usk, et nagu toitu juurde ja ülejäänud tuleb tegelikult iseenesest. Aga võib-olla psühholoogiline jälle meie viga on see, et me oleme harjunud, et õnn on staatiline, et ta tuleb võib-olla läbi sellise järsemini ja kiiremini ja et see sõltub õudselt palju minu nendest tegevustest, mehaanilistest tegevustest. Sellest ma enne rääkisin kultuurist, et kultuur on rohkem seotud omadustega nagu. Et niikaua kui sul on ärimehe mentaliteet või nagu vedada teemalik mentaliteet, tema mulle, mina sulle, see on meil nii sees. Niikaua nagu, kuidas sulle öelda, sa nagu ei saa last ka usaldada. Kui sa lapsele lähed, õpetad midagi lapsele tahad talle midagi anda rohkem või rohkem vabadust talle, siis sa ikkagi teda kontrollid ja vaatad, sa ei taha lapsele halba. Samamoodi meiega ka. Et nii palju me seda õnne või maailma mõistame, kui palju meil on omadusi. Ma mõtlen, et tõeliselt mõistame. Sest teine huvitav nüanss on see, et kui me praegu vaatame, siis informatsiooni maailmas hästi palju. Hästi palju on arukaid inimesi. Hästi palju on isegi võtad teadlasi, kes võib-olla ei aktsepteerisid võib-olla Jumalat kui isiksust või nii, aga nad on väga kaugele jõudnud oma loogikaga või mis iganes leiutistega. Väga geniaalsed leiutised on, mis iganes praegu tehnika, eks areneb. Et kui sa niimoodi vaatad, siis seal on väga palju. Ja missugune on siis sümptom? Sümptom on siis omakasu püüdmatus ja tingimusteta armastus. Ja kui sa vaatad nagu seda nendes kõikides skaalades, siis mis iganes tehnika, targad inimesed, teadlased, eks ju, kes ka omamoodi hing otsib, eks ju, siis kui sa vaatad, nagu Jeesus Kristus ütleb, puuvilju, siis need viljad ei ole nende lihtsate kõrgkultuuri omadustega lähe kokku. Aga mis see on siis? Mis need on siis sellised asjad? Kui sa vaatad balanssi loodusega, eks ju, et ütleme, et me teeme, kui sa vaatad praegu linnas, et me oleme linnas, eks ju, linnad. Kui vaatad linnad, kuidas me elame seal linnas, kui sa vaatad seda õhku, mis me hingame, kui sa vaatad inimeste nägusi, kui sa vaatad, mis iganes statistiliselt palju me kasutad inimesed arstiravimeid, eks, et ennast rahustada või mis iganes, eks ju, stressivastased asju. Kui sa need kõike sümptomid vaatad, siis sümptomid on väga halvad. Et mulle alati meeldib öelda, et statistika on kõige ausam Jumala väljendus, et me võime ju arutada, et see on halb või hea või tänapäeval siis tegeletakse väga palju tagajärgede likvideerimisega, eks ju. Vedadust jõuavad sinna samasse hinge, kus saab alguse kõik, eks ju, et see järjekord on meil natuke vale, eks ju. Et inimesed kasutavad väga palju, nagu ma mainisin ennem arukust, et nad lähevad arukusega väga õieti, aga tegelevad tagajärgedega, eks ju. Aga mis põhjustas selle? Põhjustas selle, et meil on kehaline kontseptsioon ja vedad õpetad, et me oleme igavene hing, eks ju. Ja hinged, kõik, et seda on nii raske vastu võtta meil, et kõik hinged on loodud selleks, et ennast ühildada
millega kogu aeg me oleme ühenduses, aga ma räägin meie teadusest. Nagu nii me keha ja kõik energiad on nagu nii toimivad, et kas meile meeldib või meeldib või kõik need, et Jumala seadused toimivad, kui sa nagu sügavuti lähed. Aga vaat minu teadus, et kas tõesti mina kui isiksus suudan selle nagu psühholoogiliselt niimoodi Jumala armust vastu võtta, et ma olengi loodud selleks, et Jumala isiksust teenida. Ja siin nagu kompromisse, ütleme need meie koolkonnas nagu ei tee, ütleme vaimsed õpetajad, et üldse aega mitte raisata ja et see nagu kompromisse tehta, et meie oleme loodud selleks, et Jumalat teenida. Meil võib olla psühholoogin trauma, et kui me ütleme sõna teenima, et see tähendab midagi, mingit orjamist. Ei, meie kui oleme osakesed tervikust, saame olla õnnelikult siis, kui me ühendame oma teaduse, oma sügame, oma tegevused tervikuga, sest tervik toimib nagunii. Selles mõttes, ja meie toimime ka nagunii. Meil on valik, mis tubades, mis teaduse tasandil me liigume. Et selles mõttes me ei pea nagu üldse muretsema, et vahest ma mõtlen ka, et me nagu teeme ja üritame, sest tegelikult teadustada seda, millest räägis Silla Prabhupada, vaimsed õpetajad räägivad nagu, et kallikesed, et mõista Jumala isiksust, kui sa saad aru sellest, et inimene mitte kunagi, mitte midagi ei ole loonud. Ja sellest saavad kõik tegelikult aru, kõik teadlased ka, lihtsalt me võime segada erinevaid komponente, eks ju. Me võime, ma ei tea, värvid kokku panna, teha sellise maja, aga aru saada alandlikult, et kõik on alal hoitud, mingi müstilise kõrgema energia poolt aastaajad vahelduvad, 1/30 sekundisega täpsusega liigub loodus, seda teeb iga teadlane. Ja see on müstika, eks, et kuidas looduses sekundid 30, see on nii täpselt tõusevad kõik aastaajad, päiksed, kõik astroloogias, kõik toimib niimoodi. Kuidas nii täpselt, eks, et siin on nagu järgmine selle loogika, et kõik on alla hoitud, kõik on kuskilt keegi hoia. Ja see on esimene suur samm sellest illusioonist välja tulla. Et isegi me keha, eks me võime aidata, eks me peseme ennast puhtaks, siis ei tule haigusi ja magame korralikult, et siis me jõuame päeval rohkem, energiat rohkem. Aga tegelikult keha funktsioonid ja looduse funktsioonid ja kõik saavad tegelikult iga teadlane saab aru, et me võime mängida kui lapsed, üritada nende asjadega, aga mitte midagi ei ole keegi loonud mitte kunagi. Suur aste ja siis veedad, aga samamoodi veedad räägivad väga armsad, seletavad selle lahti kõik, et Jumal on loonud, aga Jumalal ei ole kadedust või sellepärast ta lubabki meil seda mängu kaasa mängida, meie olemegi nagu need instrumendid. Ja kui me ühendame ennast nagu Jumalaga, Jumala kõrgema isiksusega, siis meie osakestena saame kogeda midagi niivõrd kõrget algselt, mida me kogu aeg oleme otsinud. Sest järgmine loogiline samm on see, et mina väike oma piiratuses loomulikult ma olen erinev kõikidest teistest ja Jumal tahabki, et ma kogen omamoodi õnne, liigun ja teenin teisi, teistele rõõmu valmistan läbi oma mingi visiooni, eks ju, ja Jumalat kõik, et see on kõik niimoodi loodud, kui see mitmekesisus. Aga põhimõte on selles, et ma pean ennast, et kui ma Jumalaga nagu ei taasta seda algset puhast suhet, eks ju, siis ma saan kogeda seda, milleks on hing loodud, et seda on nii raske vastu võtta meil nagu, et see meil on hoopis teine arusaam nagu. Et see paistab fanaatiliselt religioosselt, et ma pean Jumalat teenima, et hing peab ühendama ja hing on loodusel, et Jumalat teenida. Mõtle, kui sa oled osake tervikust, missugune mitmekesisuse jõud ja sellepärast pühakud räägid, et me magame, eks, et sellest me saame, mis mõttes me magame. Me magame ju, me elame, kogeme, kõik me elame ju. Ei, aga see potents, mis on hingel, kui ta ühendab ennast oma allikaga, pöörab sinna poole, siis see armastuse õnne ja värvid ja kõik need emotsioonid, see on niivõrd suur. Ja seda võime lugeda, sellest lugeda, missugust rõõmu see valmistab ja tuleb välja, et see on loomulik. Ehk siis, kui me võtame veedad, religioosse praktika, erinevad joogasüsteemid, siis on kõik selleks, et sinna viia meid. Et seda järjekorda ka kirjeldatakse väga kihtliteks ju. Et sinna viia, sinna algsesse puhtasse seisundisse. Seda on võimalik teha siin praegu ja kohe. Me ei pea keha jätma, me ei pea nii palju mõtlema, et see on religioon või on see liikumine. Kui sa rahulikult sügavalt ja natuke töötad selle asja läbi, kas või teoorias, siis saad aru, et see, kuidas sa praegu elad, on ka loomulik selles dimensioonis. Aga me liigume tegelikult sellesse loomulikku seisundisse. Et need praktikad, et me laulame püha nime, eks öeldakse, et meie ajastul on siis Sankirtani jaaga püha nime laulmine, et kõrged inimlikud omadused, eks, et ole alandlik, avalda austust kõigile, eks, ära ise oota austust. Kõik see jutt, mida nad tegelikult New Age'is ja paljud räägivad, selline alandlikkus, headus, armastus ja kõik, et see tuua nagu kultuuri, argipäeva praktikasse, et selles on veedad hästi
kuidas sulle öelda, seda väga mõnus, et sa praktiseerida isegi praegult siin. Et ma alustasin ju sellest, et vahepeal, et mida mina nagu, et ma tunnen, et see ei ole üldse raske praktiseerida, kas või tervislikumat toitumist või siis nagu toitud, mõtled korraks, nagu pakud seda, eks ju, tänu tähega, eks ju, algele. Või kui sa püüad oma kehasse suhtuda kui templisse, kui sa õpid teiste empaatiat laiendama, eks ju, kõik need nagu, need oleks siis lihtsalt sellise omaduste parandamise selline töö, kui sa seda tahad südames, siis loodus tuleb appi. Ja vahest sind paljastab ka, nagu ma ennist mainisin. Et see Veda protsess tegelikult, kui me vaatame erinevaid rahvaid, püüdlusi, hingepüüdlusi, siis need piirid kaovad ära kõik. Religioon, organisatsioon, iskoon, Vedad, need on lihtsalt taustsüsteemid, mida Jumal on ilma kadeduseta andnud kogu aeg inimestele, saatnud oma esindajad, ise kehastunud, saatnud pühakirju, eks ju, mis iganes, saatnud su südamesse, ülihingene, eks ju, signaale, et sa otsid midagi kõrgemat, et see on kogu aeg olemas. Et võib-olla inimeste, ma vaatan iseenda ka meie see üks sellised illusoorsed sellised nõrkus on see, et me väga kinnistume, mis on alguses hea, et sa oled mingi asja juures, aga me väga kinnistume sellistesse dogmadesse, et me oleme harjunud materiaalses maailmas väga fanaatiliselt suhtume teistesse, iseendasse ja õpetustesse ja see ongi see materiaalne maailm, sa pead enam eksisteerima, sa pead alati kõigist parem olema ja kui sa midagi saavutad, siis sa pead kõigile veenma, et see, mis mina olen, see on kõige õigem, eks ju. Et nendest kontseptsioonidest läbi alandlikkuse nagu lahti saama. Et see on ka pikk tee, aga midagi ei ole teha. Rupa Goswami ütles ka üks pühakuid, et see on alandlikkus on siis nendest omadustest, sisemine alandlikkus on üks tähtsamaid omadused, sealt hakkab kõik rajanema, sest alandlikkus tähendab seda, et sa ei tee enam äri, sa ei tee businessit enam. Aga meil see businessi järgi ka sees, kuidas nemad mulle suhtuvad, eks ju, kuidas mulle öeldi teisest organisatsioonist ja teised usuinimesed, ateist ütles mulle nii, et siis ma nagu, minu suhtumine sellesse elusolendisse muutub kohe, nagu psühholoogiliselt. Et see näitab meie hinge nõrkusi. Et kui sa vaatad imeliste pühakute elulugusi ja nende käitumist, see tähendab, et väljast olid sellised, kuidas öelda, et nad ei tegutsenud ja vahest on vaja kasutada kõiki erinevad energiat, jõuenergiat, vihaenergiat, kõik, aga see on hoopis teine tasand. Et see põhimõtte eesmärk pühitseb vahendit ja seda oli näha siis. Ja Veda kultuuris ka, kui sa vaatad väga vajalikud on Vedad siis ikkagi lugeda selle kõrgkultuuri inimeste suhtlemise levelit nagu, või taset nagu, kuidas inimesed rääkisid, suhtlesid, kuidas nad suhtlesid teistesse elusolenditesse ja need nagu innustavad, see on see, mis mind on nagu innustanud, et võib-olla argipäevas iseennast vaadates ja teisi, näed ka seda kõike, sest aga sa võib-olla ei näe selliseid, kes on spontaanses, selles dimensionis on spontaanselt nimelt suures armastuses. Aga näiteks täna ka ma tulin siia, üks inimene tuli vastu, lihtsalt ma toon kultuuri näite. Üks meesterahvas tunkedes siin alla esimesel korrusel ja ta vaatas mulle otsa, ütles, ma ütlesin tere, nagu ütles tere ja ta ütles selliste silmadega ja sellise naeratusega ja sellise alandliku, veel selline alandlik ka, eks ju, kuidagi selline nii. Ja ma sain nii palju nagu energiat ja nagu kuidagi innustas, mõtlesin, vau, nagu vaata, mis tähendab kultuur. Võõras inimene, sa ütled tere, võtab õige energia, kui sulle tere vastu ja naeratab, eks ju. Et see ongi see kultuur, et Veda kultuur, et kuidas siis, isegi kui sul on raskused ja kui sul suhtutakse või nii või naa, isegi meie ajastule praegu ja siin, ja sinu meeleolu on nagu hinge meeleolu, sa praktiseerid seda, sa kukud läbi võib-olla, siis palvetad ja näitad Jumalat, sa tahad seda. Või alati mitmes kategoorias meid pannakse proovile, et üks on nagu lihtsam kategooria, et sa näed ja sa saad vastuse ja sa näed võigu tore, aga mingi kategooria, mis võib kesta aastaid, kuidas käib sul lihvimine. Näiteks 2 aastat on 2 koera mu peale haukund naabrimajas stereona ja nad ajavad närvi, sa tulete välja, eks ju, autost ja siis kõva häälega suured koerad, kus väike nähvits ka. Ja nad kogu auguvad agressiivselt, päeva lööb, kui sa välja tuled, kuigi nad teavad mind, et panen naaber või selles mõttes. Ja missugune on su hinge reaktsioon nende hingede suhtes, eks ju. Et alguses sa näed kõiki need sümptomeid, et lollikesed ja koerad ja nagu, ma ei tea, mis iganes, nagu peenel tasemel. Aga see, et sina nendesse suhtud, sa võid ju nendesse suhtuda tegelikult ju kui hingedesse, sa võid oma poolt ikka rääkida seal korrata, seal anda head vibratsiooni, väikest mantrat ja nii ja naa. Ja see ei ole äri, selles mõttes vahet ei ole.
et umbes, et oled seda 2 aastat teinud ja progressi ei ole, siis lööd käega lolliksed, et aukuge edasi, et teie valik, eks ju, et ise olete sest koera kehad ja lollid ja oma energiat aega raiskad, kuigi nad territooriumi kaitsed, ma saan aru ka selles mõttes. Aga sinu progress on see, et kui sa näed korraks, et üks koer juba augub vähem su peale, no see on see materiaalne maailm. Ja siis sa näed juba et näed, et aga see ei ole niivõrd minu töö ja koerte töö, aga veeladust õpivad, et see on Jumala isiksuse. Kui ta näeb, et me üritame, siis ta annab selle jõu, siis ta annab kõik, nagu ma rääkisin. Ta nagu nii alal hoiab kõike nii ja näeb. Meil on valikuvabadus, et tema suunab seda vaba valikut nagu. Ta näeb, sa pöörad näo valguse poole kõrgemale ja ta annab sulle selle jõu, aga sina selles mõttes ei reguleeri, et anna kiiremini, miks sa veel ei anna, sest siis see on äri. Sa pead olema alandlik, eks ju. Sa pead aru saama, et kõik on tema, sina oled tema osake ja sa sõltud temast 24/7 ja kõik lihtsad elufaktorid, mis vedad räägivad, et sa hingad, hingamise funktsioon, toidud, et sa saad toidu, tunned lõhna, eks ju, meeled, et kõik need elurõõmu, muusika, kõik need faktorid tegelikult sa saad kogu aeg tasuta selle sama isikulise Jumala käest. Seda vedad õpetavad just, sest meie koormad just, et Jumal on isiksus. Tema hoiab meid üleval ja meil on tema osakesed, eks ju. Et seda nagu alguses teooria selle usu peal natuke vastu võtta ja siis muutub elu hästi huvitavaks ka. Et kui sa näed, et loodus on kõik isikuline, et Jumal ülihingena on kõikides sääses, kõikides situatsioonides, tal on valikuvabadus, seiklus, mitmekesisus, üllatused, aga tegelikult seal taga on see Jumala isiksus, nagu sina oled oma elu taga, oma mõtete, oma unistute taga, on suure elu taga Jumala isiksus nagu. Ja et see ongi, milles on mõnes mõttes, et spirituaalsus laieneb ja see on hea, väga positiivsed tendentsid on. Aktsepteeritakse juba kõik erinevad, et inimesed isegi need erinevad usureligioonid ka juba mitmes kohast juba omavahel hakatakse suhtuma suurema respektiga, läheb ka selline usulised vastuolud vähemaks. Aga mis on maailmas puudu, on see, mida pakub siis Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, eks ju, tamnitasid need pühakirjad, mis meie koolkonnas, mis üks väike osa vedadest. Aga just meie koolkonnas, kuidas sina isiksusena taastad oma suhte looduse isikulise aspektiga. Sa võid nimetada absoluutne isiksus, võid nimetada Jumal, Krishna, Rama, Buddha, palju kehastus, eks ju. Et see on nagu hästi tähtis. Tulles tagasi jutu alguse juurde, sina kui isiksus vaatled maailma, tunnetad maailma, õnn, kurbus, ma tahaks nii, unistused, lootused. Ja kui sa nüüd lähed välja, siis see elu, mis su ümber on, seal on samasugust elus olendid nagu sina. Isikuliselt kõik mõtlevad ja tunnetavad. Ja seal taga seda kõik hoiab loodus, suur loodus. Seal on ka isiksus, see on ka isikuline. Hästi loogiline. Et ei ole vaja võib-olla lennata vaimsesse reaalsusesse, sest mina kui olen osake tervikust, kui ma hakkan ise ennast teadvustama, ennast mõistma, siis tegelikult ma peegeldan kõike, sest ma ei ole nagu eraldi millegist nagu. Sa rääkisid samskara, et samskara tuleb sul mingi hetk nagu esimest asja, siis samskara andest ilmselt ei tea. Jaa. Vabandust, tead, vahest me räägime mingit sõnu nimetama. Nemad sõna, eks ole. Mis see tähendab? Samskara lühidalt niimoodi näed, et seda teadlased on teinud ka katseid, et kuidas tekib harjumuse taha jõud. Ütleme, kui ma liigutan seda, näiteks seda hiirt, mingi aja vältes, ma panen selle hiire ära ja ma tunnetan, kui ma seda piisavalt kaua teinud, nagu ma liigutaks seda hiirt edasi. Inimese keha, inimese psüühika on selline, et kui ta teeb mingit liigutust või vaatab midagi tihti, see on mingi harjumus midagi, siis see avaldab talle mõju tema psüühikale, tema iseloomule, tema elule. See on normaalne, eks ju, mul on väike osake, eks ju, igast energiat, eks ju, külm, soe, keegi ütles nii, keegi naa. Ja nüüd, kui sul on võimalus, eks see väike valikuvabadus, meil on väike valikuvabadus, siis need oma elu toimingud kvaliteedilt tõsta nii, et mis iganes sa teed, näiteks ütleme, et hambad pesta, mõnikord ei viitsi olla õhtul väsinud, eks ju. Aga sul on ikkagi teadmine, usk, et hambad on nagu korras, see on parem, ei ole raha, eks siis kasuta hambad ja hamba arsti juurde minemine, eks ju. Ja sa teed sellise harjumuse sisse endal. Hommikul ja õhtul pesed hambad, eks ju, päeval lõputad ka pärast toitu, eks ju. Ja niimoodi sa töötad samskara, elu koosneb, kultuur koosneb samskaradest, harjumustest, tegevustest, regulaarsetest tegevustest. Prabhupada ütles ka, et regulaarsuse taga on jõud nagu. Ja kui sa oled teinud, et samskara tähendab seda, et kui sa oled teinud meie kultuuris, eks see inimene otsib ikkagi seda sama õnne, aga ta on teinud mõned asjad, mis on hästi kehalised, hästi mentaalsed, siis ta ei toida hinge. Ja siis sa teed need harjumusi ja need harjumused on sees, näiteks vaadata telekat, eks ju,
õhtult, et inimeses on kuu mõju, õhtul öeldakse õhtul, eks ju, pärast kuut hakkab see kuu mõju vaikselt, eks ju. Ja siis inimese kuu mõju, siis ta on selline, ta on nagu hästi vastuvõtlik, alateadus on hästi vastuvõtlik, eks ju. Ja aga ta tahab lõdvestada, ta ei viitsi nagu maga minna, ta vaatab telekat, eks ju. See telekas kõik läheb, siis ta on see harjumus, eks ju. Ja ka see harjumus, sa analüüsi sügavalt ja siis sa vaatad, miks ma öösel nägin sellised unenägus, kui sa näed sellised mitte väga positiivsed unenägus, siis ma ka välja, ehk on olemas siis vedades kirjeldatakse, mis on head samskaarad ja missugused on madalamad samskaarad, harjumused, tegevused. Et religioonid nimetavad seda rituaaliks, eks ju, tegelikult sa vaatad, kõik on rituaal. Ütle mul üks asi, mis ei ole rituaal inimeste tegevuses. Ma ei vaata, kas religioosne, inimesed rituaale. Tavaliselt inimesed kogu elu hommikust õhtuni toisub rituaalidest, tegevustest, nendest samskaaradest, eks ju, mis mõjutavad omavahelisi suhted, eks ju, või mis tulevad toidulauale, eks ju, lähed tööle, eks ju, sa tead, kuidas sinna minna, eks ju, seal harjumus on see, et sa tead, kui sa seda teed autoga sõidad, eks ju, siis sa saad juba kiirem, see on juba kogemus, tekib samskaara, eks ju, sa pea võib-olla mõtlemagi. Ja meie oleme siis see Veda kõrge kultuur, step by step, seda ei saa järsku. Et paljud on öelnud seda, et kui sa nagu töötad läbi selle Veda vana ühiskonna, eks ju, kui ütleme 5000 aastat tagasi, kui Krishna see kehastus, kui sa vaatad neid standarde, neid mis iganes hügiene, kuidas nad suhtlesid, siis see on tegelikult käsitlematu ja me ei suuda nagu sinna hüpata. Nagu seda ei ole võimalik, sellepärast, et ümbruskonnas ei ole midagi ja nii ja naa. Aga sisemiselt me suudame ennast siiski, kuidas me suhtume nagu kõrgkultuuris suhtud teistesse eluolenditesse. Aga me seda keskkonda veel ei ole. Meie samskaarad, see nõnda nimetatud kultuur on see, mis teadust alla viib. Et mina muusikuna ka tean, eks ju, et kõik on jumalik, et 7 nooti, eks siis need vahenoodid, et see muusika nagu on, et muusika on inimesed, kõik kuulavad muusikat ja muusika ju ravib. Aga teadlased juba ammu teavad, et iga erinev muusika erinevat moodi, erinevat teadust tõstab, eks ju. Et see ei tähenda, et muusika või olla kiire või olla selline, et ta peab olema kindlasti vaikne ja aeglane. Aga mis instrumentidega mängib, kes see mängib, mis rütmika, kõik mõjutab meie keha ja teadust nagu. Et sellepärast me teeme ka kavalalt niimoodi, et kui sa kodus oled kodus, sa saad oma kodus vähemalt tõsta oma teadust, et paned õiged pildid, kuuled kodus kõrgemat muusikat, rahulikumat, vooruslikumat muusikat. Et tegelikult sa saad oma harjumusi niimoodi muuta. Kui sul sisemist jõudu ei ole, kultuur seda ei, sul on endal mingid palju selliseid, harjumused, mis sulle meelde, teistele võib-olla ei ole head ja loodusseadust kokku, sa jõuad juba nii kaugel oma elus, et saad sellest aru. Okei, see ei tähenda seda, et sa nüüd kunstlikult hakkad neid harjumusi niimoodi murdma ja ennast vihkamast. Ma olen ka nagu proovinud seda, tekib selle enese viha, sa proovid ja siis jälle langeb. Et tähtis on tuua lihtsalt kõrgemad harjumused vaikselt sisse, pehmelt. Sest kõrgem asi võidab madalama. Et see on nagu selline füüsikaseadus. Et ütleme siis, see tähendab seda umbes nii, et mida siis tähendab? Ütleme, et näiteks mul on alkoholi probleem. Ja ma lõdestan läbi alkoholi ja võib-olla ma ei ole alkohoolik, aga ma tahaks nagu sellest lahti saada ikkagi. Aga mis ma pean siis tegema? Kuidas ma alkoholi, võib-olla mul keha on juba harjunud, eks ju, ja see käib kiiresti ja võib-olla see vaimne praktika on liiga raske mu jaoks. Kuidas ma saan muuta alkoholi vähendamist? Kuidas ma saan seda teha, kui mul see harjumus, samskaara on nii tugev? Keha on harjunud seda tegema kõik, eks ju. Süsteem on sisse töötatud, eks ju. Siis on ainuke variant on see, et sa pead hakkama, vedad selleks ka, et sa pead, kui sul tekib huvi vaimsete asjadega, siis tavast loodus saadab sulle inimesi, kes ei ole alkohoolikud. Sa hakkad sinu tutvusringkonna, tulevad inimesed, kes on teiste samskaaradega, natuke kõrgemate harjumustega. Ja kui sa nendega suhtled, siis sa saad maitset ja nemad on eeskuju, sa innustad nendest. Ja läbi nende tulevad sul või läbi vedade tulevad siis nagu kõrgemad harjumused. Sa lihtsalt võtad natuke kõrgemad harjumused, ilma et sa väga palju mõtleks ja keskenduks oma nende madalamate harjumuste peale. Need ju käivad meil väga kaua kaasas. Kui sa vaatad kõik, kes praktiseerib vaimseid asju, siis näiteks uhkus, kadedus, teiste arvustamine, kõik see läheb tegelikult peenemale tasemele. Ja see on nagu samskaarad. Meil on harjumus arvustada. Ma vaatan ise ennast. Ma ei saa aru ka, kuidas ma räägin kellegist mitte halvasti, aga ma vaatan, seal on jälle huvitav selline arvustuse toon on juba. Ma juba arvustan kedagi. See on nagu samskaara ju. Et sa ei saa arugi, ma omastus küll on hea inimene, et ma ammu ei ole kedagi nagu eraldi ette võtnud ja mediteerinud, et küll see on halb inimene, et kuidas ta aru ei saa, kuidas ta käib närvidele kõikidelt jumal, et see on teeman ja ma ei mõtle ammu nii kellegist. Aga ikka ma leian ennast, et selle peenemal kujul see arvustamise on skaara, on nagu mingi aeg nagu hoppa. Aga see on ka nagu looduse armulikkus, et ma ei taha seda, ma tahaks sellest harjumusest lahti saada. Ja loodus annab mulle, see oma isikuline loodus, minu isiksusele, kui ma tahan.
ta tuleb mulle vastu, ta võib-olla paneb veel proovile ja vahest mind paljastab, kui ma juba arvan, et ma olen nii hea inimene, et ma ei arvusta kedagi, siis ta teeb mingi situatsiooni, kus ma saan aru, et tegelikult ma arvustan inimesi. Et siis üks siiruse sümptom on see, et sa pead valmis olema ka kiireteks paljastusteks. Hästi kiireteks, et loodus teeb niimoodi, et nagu ma ütlesin selle ka, et see on hästi huvitav mõte mul enda jaoks, et sa pead kõigepealt teadvustama, enne kui sa teadvustad, sa oled see hing, enne tuleb teadvustus oma nendest madalatest omadustest, sa teadvustad tegelikult sinu elukontseptsioon on materialistlik. Tegelikult see on nagu hästi sügaval meil sees nagu. Et sa ei oska tegelikult mingites väikestes osades, aga üldiselt see protsent on niivõrd väike, kus sa saad siis toitu või oskad elada su teadus nagu vaimsus. Meil on selles nimetame rituaal, et nüüd ma loen mantrat, palvetan, nüüd ma teen puujat, eks ju, et ma oma ellu, siis ma pühitsen toitu, eks ju, et me püüame vaikselt nagu seda vaimsuse teadust tõsta oma nende argipäeva tegevustesse panna, eks ju, vaikselt. Ja kui sa oled juba pannud juba mingid asjad juba nagu harjumus, siis sa näed ikkagi, et sul nii tugev see materiaalne kontseptsioon, et sa teed juba asju, näiteks inimesed ütlevad nagu automaadi peal jälle, eks ju. Et sa teed nagu oma rituaali, inimesed ütlevad, et teete oma rituaale. Aga kas te nagu mõtlete ka, mis või kuidas, kas teil on armastus, kas te hoiate pisarad tagasi, kui sa pakud toitu, et umbes, et issand, et see mitmekesisus, see jumala kunstimeel, maitsed, lõhnad, vormid, kuidas on kasvanud päike, maa, tuli, õhk, kuidas need, vau, ja mina, Krishna, aitäh õed ja vennad kõigepealt, siis aitäh jumal, eks ju. Kui me seda kõike teadustame, siis elu muutub hästi mahlaseks ja ekstaatiliseks tegelikult, aga meil ei ole seda harjumust. Meil on harjumus nagu võtta ja kui me ei saa, siis me oleme häiritud. See ongi materiaalne kontseptsioon nagu. Ja me arvame, et keegi on meist parem ja keegi on meist halvem. Näiteks ütleme, kui ma võtan mingi vastika putuka, kes ronib ja mind häirib, siis ma arvan, et ma olen tast parem ja tema minust halvem automaatselt. Siis ma olen viimasel veel mantra, ma olen nii palju kutukad asju, siis ma mõnikord, kui mul alateadlik tuleb, ma ütlen, et ma ei ole sust parem, aga sa ei ole minust halvem. Aga selline mantra ma ütlen talle, et ma saaks aru. Ta on lihtsalt sellises kehas. Aga ikkagi jah, see kultuur, et kaks asja väga tähtis, kogu selle jutu nagu kokkuvõtlikus mõttes on kaks asja väga tähtis, et üks õpetaja ütles ka hästi lihtalt, kaks paralleelset teed. Üks on see, et jah, me räägime jumala isiksus, minu hing ja jumala isiksus, me peame taastama suhted, siis ülejäänud tuleb iseenesest. Aga tegelikult sa ei saa seda teist sotsiaalset teed ja kultuuridest välja, sest need käivad koos. Et sa saa nii öelda, et kaduge kõik häirivad faktorid ära, et mina tegelen peab enese ja jumala teadvustamisega. Et see on minu tee, eks ju, et palun ateistid, eks ju, mis iganes minu halvad harjumused, see ühiskond nägemist, eks ju, et ma lähen seda oma teed. No, tubli, kui sa nii sisemiselt mõtled, eks ju. Aga nüüd tuleb argipäev ja argipäevas on sugulased, lähedased, töökoht, harjumused, millest me täna rääkisime kõik. Ja kuidas sa seal oled, et seal on see kultuur, see veeda kultuur, mina ja Jumal õpetab just mulle läbi veedade, näidete, nende lugude, pühakirjade, kuidas käituda, mõelda, eks meil on head eeskujud ja siis ma tõstan selle siia praegu Eestisse, sellesse 3 mõõtmesse, minu keha, minu harjumused, minu teadus, kõik ja ma püüan praktiseerida ja seda nimetatakse saatana pakti, eks ju, reguleeritud vaimne elu. Et võtad selle algust teoorias vastu. Sellepärast iga sportlane teab, iga inimene, kes on koolis käinud, et ega siis vaimne elu selles mõttes ei ole teistmoodi. Et umbes, et vaimne on selline müstiline värk, et kus on kõik nagu tasuta, lihtsalt ja kuidagi ärkad üles hoopis teine inimene. Aga materiaalses maailmas on nii, et sportlane, eks siis võtame toorest, jooksed mingi 1 000 000 kilomeetrit hommikul iga ilmaga, siis saad mingi teise koha kuskil triatloni, siis siis pisarad ja kihte varad sportlast, pisarad voolavad ja nagu saavutanud tapaasia, skees ja siis saab, aga tegelikult enamus ei saavuta esimest, teist, 3. kohta, eks ju. Samamoodi higistavad nii ja naa, aga nad ei saavuta seda, võib-olla kunagi neid ei panda tähele, eks ju, nad nii palju vaeva, eks ju. Et umbes niimoodi on ka vaimses elus, et midagi saavutada, kõik on hästi tõsine ja sügav ja väärtuslik iga hetk. Ja ei ole mõtet ennast alahinnata, jumalat ja teisi alahinnata. Iga asi on niivõrd tundlik ja püha. Ja sõna püha on hea, kõik on hästi püha. Eks ju, et kõik on hästi püha. Et ei ole midagi, mis ei ole püha. Kõike taga on jumala isiksus, kõik tema energiad, need värvid, need vormid, isegi materiaalsed vormid, need mustrid, eks ju. Kõikide taga on see sama algse isiksusena kunstimeel, mida ta lubab läbi meie, eks ju, see on inimene on teinud mustrid siia ja naa. Et niimoodi me hakkame otsima, siis õpetabki see veedad õpetad ka, siis näha jumalat alguses vähemalt teoorias. Kõik on
Jumala isiksust, ma räägin Jumala isiksusest. Seda teist on hästi palju ja väga hästi kajastatakse erinevates kultuurides ja liikumistes, et energia asjad, et kõik on energiad omavahel, kuidas toimida. Seda õpetus on ka vedades väga põhjalikult. Aga mis on puudu minu enda jaoks, ma tunnen, maailmas just personaalne aspekt, mis siis Bhakti Yoga õpetab just. Mina isiksus, sina isiksus ja loodus kui isiksus. Ja kõik on elus ja kõikide energiate taga on elus olendid. Vanad rahvad ka teadsid seda. Et see on väga tähtis. Ja siis hakkab kultuur pihta, siis hakkab see mitmekesisus pihta, siis hakkab see empaatia pihta, sa näed, kõik on elus ja kõik on elus olendid, siis sa ei saa lihtsalt, sa pead hakkama arvestama teistega. Ja ka Jumalaga ja ka iseendaga, kõik korraga. Jah. Ma tahaks küsida isiklikku küsimuse. Jaa, personaalne. Vaata, sa või personaalsust ei ehmata vaata sellest. Ja olgem ausad, sa oled selline eestlase kehas suhteliselt unikaalne nähtus siin meil. Ja sa mainisid ka, et sa oled 27 aastat nagu sisuliselt ühte teed käinud. Et selle ajaga on kindlasti sul kogunenud palju tähelepanekuid ja kogemusi ja nii edasi. Kas sa palun oskaksid välja tuua, mis on see üks või siis need kõige olulisemad tegurid, mis on sind aidanud hoida kõik selle aja, nii stabiilselt selle asja juures ja nagu niivõrd paljud aastate jooksul käidi seda sama rada? See on väga tähtis küsimus, pikk sellepärast, et kui me selle ära unustame või analüüsi seda, et mis on mind hoidnud seal, kus ma olen. Pigem on mul aeg näidanud ja Jumalale ma olen aidanud, kuna see protsess on selline, et sa pead jõudma nagu valgele lehele. Kui ma räägin sõna alandlikkus, see tähendab, et sa pead jõudma nagu tõesti see omakasu püüdmatuse valgele null punkti nagu selles mõttes. Ja et sinna jõuda on need põhifaktorid, mitte midagi uut ei ole. Isegi ma kujutan ette, et viskiklubis on juba samad printsiibid, et võib-olla näide, et koos käimine, üksteise innustamine, eks ju. Ja siis et viski maitsemine, eks ju, võib-olla. Vaata, pühakirjad ka räägivad, et ma olen regulaarselt nagu lugenud pühakirju. Nagu iga päev üritan seda teha, eks ju. Ja neid pühakirja, mis meie koolkonnas, et kõik on pühakirjad, häid raamat on hästi palju, kus inimesed oma mõtteid avaldavad nii ja naa. Aga just, mis on nagu see õpetajate liinis ja minu õpetaja, ma olen nagu püüdnud neid kogu aeg regulaarselt lugeda. Siis ma olen püüdnud seda puudžat teha, ehk siis isikuliselt vähemalt päevas lille pakkuda Jumala isiksusele. Isegi kui ma seda ei mõista, aga ma olen seda 15 aastat teinud, seda nagu puudžat, eks ju, seda osa. Ja siis ma olen korranud nagu Jumala püha nime, ehk siis palvetanud regulaarselt. Et see on ka selline samskara, harjumus ja ma olen püüdnud seda laiendada, on olemas on kõrgemad ja madalamad perioodid ja nii ja naa, aga kuidagi ma ei saa öelda, et ma ei saa nagu uhkust sinna taha panna, et ma olen seda teinud ja see on mind hoidnud. See on pigem, ma tunnen, et see nagu armulikkus ja ma ise imestan ka minusugune muusik, looming inimene, kuidas ma olen suutnud siiamaani neid asju regulaarselt teha. Aga ma arvan, et see on lihtsalt Jumal näeb, et ma üritan ja siis ta on andnud mulle jõu neid regulaarseid asju teha, et ma mõistaksin, mis on nagu need põhiaspektid nagu. On suhtlus, püha nimi, puudža muidugi, püüdsed toit, eks ju, see osa ja püha kirjad nagu. Ja ma kuulan ka loengud, regulaarselt, eks ju. Ma olen püüdnud iga päev kuulata, aga ma ei saa öelda, et praegu ma iga päev kuulan, aga vähemalt üle päeva niimoodi kogu aeg nagu vaimsete inimeste, nagu elus vaimsete inimeste juttu ka nagu. Ja ma olen nagu üritanud seda kogu aeg teha, muusikuna küll on etapid vahest esineda, käid siin ja seal, et vahest on päevad, kus ma ei ole kodus ja nii ja naa, siis ma ei ole puudžat teinud ja nii ja naa. Aga see on nii, et need on nagu põhilihtsad tegevused, mis ma olen kuidagi Jumal on ära petnud mulle argipäevas, iga päev kaasas. Et ma ei ole nendest lahti lasknud, sest ma tunnen, et kui ma nendest lahti lasen, näiteks ma olen kuskil esinen, nii kui ma nagu ei tee need asju 1, 2, 3 päeva, siis minu see, ütleme see, kui see kompass ei ole nii tugev meil. Et ma tunnen, et mu kompass, mitte et ma seal pööran selja kellegi, aga ma tunnen, et kõik standardid ja teadus automaatselt nagu laskub. Läheb nagu alla. See käib nii automaatselt looduses. See siin mõjutab, me oleme osakesed nagu. Ja et kuidagi jah, et nii lihtne vastus ongi. Et mitte minu jõupingutus, aga kuidagi loodus on mul, et ma see õppetund on, et seda edasi rääkida ja teistele mul on endale selle veendumuse usk, et on mingid põhitegevused, mida soovitatakse vedades, mida siis elus olen. Peaks võtma armastusega oma igapäeva kultuuri, siis see on hästi kihvt.
et see, mis ma räägin, see võib-olla paistab sinna reguleeritud, vaimne elu, sa teed seda ja siis see lange. Aga ma kinnitan teile, et aja jooksul, kui me teeme need asju, näiteks ütleme see puuja jumaluste teenimine, eraldi suur maailma teema muidugi, ma saan aru, aga ma olen seda teinud ja sinna tuleb taha vaikselt see maitse ja selline rõõm ja kõik, et juba sentimendid ka, eks ju, üks päev on nii ja teine naa, aga sa teed seda juba mitte enam nii, nagu vanasti, et uus ja huvitav või et ma pean tegema, aga seal juba midagi muud ka tuleb taha ja täpselt samamoodi nagu Jumala püha nime kordamisega. Veel ei ole nagu sellist asja ei ole, et ma olen püha nime, et ma olen juba 27 aastat lugenud, siis ei ole midagi. Et mul on nagu pisarad voolavad või nii ja naa, et kohe kui mõtlen palveelmed. Aga seal on juba see samskara jõud, vaata, sa regulaarselt oled teinud midagi asja, see on sinu asi, see on sinu, sa oled elus läbinud head ja kõrged ja langed hetked. Aga see on see jumalik ilusad rituaalid. Ja kui me lähtume nagu loomingu inimesena, kui sa vaatad maailma, nagu mis on ilus ja mis on vähem ilus. Ja kui sa võtad näiteks, ütleme lihtsale inimesele, et okei, oletame, et see India Veda värk on hästi palju värve, sümboleid, maitseid, lõhnasi, väga keeruline, võib-olla filosoofia lõputu, põhjatu, eks ju. Et okei, aga kui sa võtad nüüd kõrvale selle meie argipäeva, palju seal on siis seda mitmekesest värvi, just argipäevas, mida pakutakse, siis see ilu aspekt praktiliselt, ta on, aga see on nii ilus, kõik nii ilus, need lõhnaküünlad, lilled, nii palju lilli on alati, eks ju, ja kõik see, mis Jumal annab läbi selle veedade, läbi kultuuri, et seda teenib, see on nii huvitav ilus. Et algus ongi huvitav meile, eks see on nagu see India värk, müstika ja need kellukesed ja kõik, võib-olla see seda alguses nagu haarab, et nii ja naa. Aga pärast seda aru argipäevas, et see on ju need tegevused, kui sa vaatad teisi tegevusi päevas, need on kõik ilusamad asjad, mis sul on. Ja ka ilu toidab sind. Kui sa oled ilu juures, ilu lähedal, siis ka teadus automaatselt tõuseb. Et ma isegi käisin üks päev, ma tundsin, et kuidagi teadus oli nii halb. Nagu halb ja kuidagi raske oli nii anas. Ma tegin lihtsalt ühe lihtsa tegevuse. Ma läksin lihtsalt Hortese poodi ja seal oli hästi ilusad käsitööd. Tavaliselt müüakse seal mingid aia asjad ja seal mööblid ja nii ja naa. Mõnikord ma vaatan nagu altari peale äkki midagi. Ja ma lihtsalt käisin ja vaatasin ilusad asju. Vist nagu inimesed olid Jumal on läbi inimeste loonud või niimoodi. Ja ma lihtsalt toitusin hästi ilusti ja ma vaatasin, kus ma teadus tõusab. Ma lasin ühes kohas, nagu ikka poodis kõik on hästi ilusti, seal kristalli inglike, siin kristall, seal kõik, eks ju. Võime vaadata negatiivne mateeria, kõik on kehal. Ei, ma läksin nagu teise, ma mõtlesin ilu vaatama, mis on Jumala ilu on. Ja see automaatselt tõstab teadust. Kui sa vaatad Veda kultuuri, siis see on nii palju ilu. Lihtsalt ilu, mis toidab sind. Kõik on hästi ilus. Kõik lõhnab hästi, kõik maitseb hästi, kõik näeb välja väga hästi, suhtlemine on hästi magus, kui sa loed, selles mõttes. Jutuga jõudsin sinna, aga need põhiasjad, mis on, aitäh küsimust. Ma ise ka toetun sinna ja niimoodi analüüsin, ma ei analüüsi kogu aeg nii sügavalt, aga muidu jah, et kui sa enda omadusi vaatad teadustega, ei ole küll sellist nagu, sellist samskaarat, aga veedalikku samskaarat neil on peretaust ja kultuuritaust, mis neid hoiavad ja ma ei saagi vasakule paremale. Aga need asjad on hoidnud ja soovitan kõigile siis vaikselt, kindlalt palvemomentum ellu tuua, isikuliselt rääkida Jumalaga, kas läbi püha nime või lihtsalt palvetada. Parandada oma siis toitumise harjumusi, kindlasti siis lugeda raamatud, mis on seotud just isikulise aspektiga, loodusisikulise aspektiga, siis Jumala isikulis, mina kui isiksus, Jumala isiksus. Ja palju sellised ilusad mõnusad rituaale, mida vanad eestlased on teinud. Nagu sa need analüüsid sügavalt, alati on lauldud koos, vaimsed laule, alati on suheldud, nagu meie siin suhtleme, istume, räägime, innustame üksteist, räägime vaimsetel teemadel, seda on ka meil liiga vähe siin maailmas, meil on nii tähtsad muud asjad. Me istu maha ja aruta, kuidas sul läheb, kuidas sul tunned sisemiselt ja kuidas sul on see sinu vaim elab või sinu hing elab.